kool on pihta hakanud, jah. Kõik, ei mitte kõik, mõned õpetajad ei ole enam, tegelikult kõik vist kehatsendid teada ka, et mõned on pool siin ja mõned on pool seal, et elu sügib peale. Et käisin minagi eile jälle sel sügisel esimest korda õpikorras nägin õpilasi. Sain aru, et see värk, mis seal seina peal seisis, see on seal tavalaua peal, et see on nagu täiega nõme, et ma pean uue tegema. Aga hea uudis on see, et mul tekkis jälle järgmine mõte, et mismoodi tegelikult võiks välja näha. Umbes vähemalt 2 korda kergem ja vähemalt 5 korda vähem liikuvaid osasid, et siis ta äkki hakkab tööle. Ehk siis see on lihtsalt kole. Keegi kuskil kiitis seda, aga selles mõttes, et kohe, kui sa proovid seda sellega liikuda järgmisesse kooli ja siis seal midagi tegema hakata, siis on kohe liiga halb, et lihtsalt ei toimu. Et idee on hea, lihtsalt ta nagu liiga kohmakas, et sellega ei saa väga välja sõita. Nüüd siin mehaanikakursuses ma vaatasin, meil on täna need toredad asjad nagu elastusjõud ja hõõrdejõud, siis teemadele. Et Margus tuleta meelde, sa vist kunagi oled sa mu kaasas käinud, kui ma tegin neid kuskil asju vist või ei teinud. Sina teinud läbi seda katset, et otsi üles seisu hõõrdejõud. Jah, kuskil õpikojas. See on niisugune huvitav nähtus, et kui sul kohe meelde tuleb, et äkki siis see ei olnud. Et ehk siis elastusjõud ja seisuhõõrdejõud on ju midagi, mis on jälle nii tavaline. Ja siis see hõõrdejõud, siis seisuhõõrdejõud, see liudehõõrdejõud sabamine, et see on ka intuitiivselt selge. Tegelikult ka see, kui keegi ütleb, et veerehõõrdejõud. Ja siis elastusjõuga on ju ka nii, et kui me kummipaela venitame ja ütleme, et on hõõrdejõud, siis kõigil on kohe justkui see ei tekita seda nägu inimestel tüüpiliselt, ma arvan, et oot, nüüd ma ei saanud mitte millestki aru. Iseenesest on see nagu täitsa huvitav küsimus, et kumbat nägu on õpilastest nagu kergem esile kutsuda, kas see, et ma sain sust aru või see, et ma ei saanud sust aru. Sest kui ma nendega räägin, siis neil kõigil on sellised näod ees, et ma sain nagu hullult hästi aru. Aga seda nägu, et ma ei saanud üldse mitte midagi aru, et seda on ikka päris keeruline esile kutsuda. Kuidas teil läinud? Peaks ikka seda nägu jah. Keegi ei hakka just otse välja mõtlema oma neid emotsioone, täiesti sassis. Eks ole, et ta võib-olla mõtleb hoopis nagu sellest, et Priit Raud jäi koju kuskile nagu järele, ja siis ta on täpselt siuke nägu ees, et nagu hullult kuulab ja saab hästi aru ka. Et igal juhul sellest hõõrdejõust ja elastusjõust rääkimine vist ei ärata inimesi sellest seisust üles, et nad mõtlevad oma Priit Raudst edasi. Ja siis tegelikult ju ongi need nähtused on meil käepärast ja me oleme neid kohanud, et lihtsalt kuidas neid lülitada sellesse süsteemi või sellesse füüsikasse. Ehk siis kuidas saab nagu isiklikust kogemusest see füüsika, mida me oskame kasutada siis, kui me sellest isiklikust kogemusest välja poole läheme. Ja füüsikalised suurused, mis me teise koha peal mõõta tahame, et kust need siis lõpuks tulevad, et me ju jõust juba rääkisime ja muust ja vastasmõjust ja sellest, et me võrdsed on. Ja me eelmine kord vist dünamomeetrit üldse ei ehitanud, et siis täna peaks olema ju tegelikult see päev, kui me ehitame endale dünamomeetri ja proovime sellega midagi mõõta, sest kui meil on hõõrdejõud olemas, siis meil juba on midagi muuta. Tegelikult on meil nüüd ka gravitatsioonijõud olemas ja seal on ka midagi muuta, aga nüüd siis nagu seda enam. Ehk siis eelmisest
korrast tulles, siis see asjaolu, et see hõõrdejõud on see kuri asi või kuri kael, mis ei lase välja paista seda Newtoni mehaanika ilul sellest täiepiirusel, selles ongi hõõrdejõud. Et kui me seda mõõdame, siis see on jõud, mis takistab kehale liikumast. Kõik need asjad, ma nüüd teiega vesteldes on nagu sama probleem, et kui teil otsa vaadates te tunnete, saate hullult hästi asjadest aru. Ja siis ma ei tea, nagu mitu korda ma pean ühte sama asja korrutama. Tegelikult, nagu me hästi teame, siis korrutamine on üldse väga mõttetu tegevus, et kui sa nagu juba saad aru, et seda kiiret korda ühte sama juttu, siis sa loodad, et õpilastel jääb see meelde ja nad oskavad pärast tsiteerida või sa lihtsalt ei saa aru, mida sa teed. Ja siis, kui ma nüüd hakkasin jälle rääkima kõiki neid asju, mida ma eelmine kord juba rääkisin, siis mul tekkis tõrge. Aga nojah, eks siis, mis toob tagasi jälle selle tunni ettevalmistamise juurde, et selle sisse kord juba räägitud jutt, kui seda veel kord rääkida, eriti kui see tundub neile, et nad on seda juba kuulnud, siis tegelikult nad ei... Selle kohta on jälle tehtud mingisugune doktoritöö, mida ma ei ole küll täies mahus lugenud, aga selle idee on see, et kui õpilane kuuleb midagi ja ta tunneb, et ta arvab, et ta saab sellest hästi aru, siis tegelikult ta ei võta informatsiooni vastu, tunneb ära asju, mis talle sobivad ja siis ignoreerib neid asju, mis sellesse pilti ei sobi. Ja ainukene nagu ta tunneb, tegemist on siis väga rahuloleva õpilasega, et kui tema käest küsida, et kas ta sai aru, mis ta ütleb, et ta saab aru ja samas, kui ta läheb testi tegema, siis selgub, et midagi ei ole päris nii. Ja siis sellest seisust ainuke võimalus välja on tekitada rahulolevat õpilane, kes tunneb, et ta ei saa mitte millestki aru. Nüüd see on teatud ohtlik tee, me tekitame õpilase, kes on rahulolematu, siis on potentsiaalne võimalus, et järgmisel nädalal saabub kooli lapsevanem, kes teatab, et tema lapsel ei lähe üldse hästi, et mis te teete seal tunnis. Mis on üsna keeruline olukord. Ja nüüd ehk siis, kuidas tekitada õpilaste peas seoses hõõrdejõu ja selle elastusjõuga segadust. Ehk siis näidata seda värki meile kuidagi nagu nii, et nad hakkaksid nagu aru saama või neil tekiks nüüd konflikt, mida nad peaksid siis lahendama peas. Et tuleks, me ju üldiselt üritame produtseerida materjale, mis oleksid suurepäraselt lihtsad ja arusaadavad tekstid, ehk siis tegelikult kui võtta ette üks keskmine õppematerjal, siis seda segadust tekitavat osa võib sealt teile rohkem nendest ülesannetest, mida siis võtta, mis ongi tegelikult nende loogiline koht, et selle koha pealt asju küsida. Et lihtsalt nagu see probleem nende panemisega sinna ülesannetesse on see, et kui sa siis tunni lõpus hakkad ülesandeid küsima ja ütleme nii, et siis on juba rong läinud, et põhimõtteliselt peaks need asju küsima alguses, et nad juba oleksid rivist väljas ja juba oleksid segaduses ja juba vaataksid abi otsivalt õpetaja poole, et nüüd me vist ei saa mitte millest aru, et räägi mulle. Ja nüüd kogu selle pika sissejuhatuse peale ma pean tunnistama, et ega ma ise ka täpselt ei tea. Et see, kui see katse, mida ma nagu viitasin, mis räägib seisuhõõrdejõust, et seal natukene sellist vastuolu tekib, et ma ei tea, äkki me proovime seda katset pärast teha. Ehk siis seal tekivad kaks sellist, ma ei tea, suhteliselt eristamatut nähtust, et ühe nimi on siis hõõrdejõud ja teise nimi on inertsus.
et mõlemad need nähtused ju tekivad siis, kui sa hakkad liikuma. Kui objekt hakkab liikuma, siis see on see koht, kus ühest küljest avaldab siis keha inertsus, ei lase selle keha kiiresti muutuda, mis takistab liikuma hakkamist ja ka seisujõud takistab liikuma hakkamist. Et sestap nagu seal selle pealt mingisugune sisemine konflikt üles kerida, et see on iseenesest variant, et vähemalt seda ma olen proovinud ja just kui õpilased mõtlevad kaasa küll. Ja nüüd selle elastsusjõuga et pildid. See on see klassika, eks ole, et siit sa siis rakendad seda jõudu. Ja siis, kui me nüüd panime jõud siia siis nii, et me joonistame need rakenduspunkti, siis me peaksime siit tõmbama siis selle vektori. Ja see on siis pöörjõud. Ja nüüd, eks ole, nüüd, et see on see olukord nagu üks, et teine variant on siis see, et meil on, kuidas seda joonistada, näiteks siin on mingisugune konks. Siia on siis vahel pandud nagu kummipael ja siis sikutad seda jõurepiga siit ja siis see kummipael sikutab sind tagasi ja siis on näiteks FP ehk elastsusjõud. Ja kui need jõud on võrdsed, siis värk seisab paigal või liigub ühtlaselt, sirgjooneliselt. Et pildid ongi suhteliselt sirgjoonelised. Ja nüüd, eks ole, see katse, mis sa saad teha, on, kui sa tahad näidata inimestele, et õõdejõud on olemas, et sikutad siit või siis sikutad siit. Ja siis, kui sa suudad seda jõudu mõõta, siis põhimõtteliselt nagu tegelikult see käib ju ma paned mõtlema sellest, siis käib meil see peast suht automaatselt. Et selle koha peal me justkui ei mõtle üldse selle peale, et kui me siitpoolt selle jõuga nagu sikutame, et siis me muudame õõdejõud. Kuigi tegelikult see ju ei ole nii ilmselge. Ehk siis kui sa siin sa juba eeldad seda või sa eeldad seda teadmist või arusaamist, kui sa siit nagu, et kui see kogu see kupatus liigub ühtlaselt sirgjooneliselt, siis see takistav jõud ja siis vedav jõud on võrdsed. Aga kas me seda päriselt ka nagu teadvustame, et siin samamoodi, et me mõõdame seda siia suunas erinevat jõudu ja siis me tegelikult ütleme alati, et me mõõdame elastsuse jõudu. Ehk siis need kaks on siin küll nagu kenasti võrdsed, aga selles mõttes, et kust me teame, et nad võrdsed on. Et seda me oleme neile tegelikult rääkinud. Aga kas neile seda kohale jätnud on, et millega me siin üleüldse tegeleme. Et siis on kogu selles masinavärgis on siis mingisugune kavalseade, mida võiks dünameetriks nimetada. Ja eks me tahaksime tegelikult neid jõudusid mõõta. Ja siis mida me üritame neile siis õigupoolest nagu selgeks teha. Kogu nende kahe teema juures, ma ise pakun selleks eesmärgiks välja, et nad hakkavad seda pöördejõudu ära tundma enda ümber. Et nad saavad aru, et see on olemas, nad kasutavad seda mõistet siis nähtuste kirjeldamiseks, seda pöördejõu mõistet. Et nad sellega on vist jälle nüüd nii, et mis valemid on selles põhikooliõpikus, mis valemid ei ole põhikooliõpikus. Et siukse naljakal kombel siis seda hõõrdejõu valemit ei ole õpikus ja see elastsusjõud valem on õpikus. Aga selles mõttes, et see hõõrdejõu valem iseenesest on ju selline tore lihtne.
et see A võrdub siis see 0 korda, seal veel tuli M. Ja siis see laskesjõud, eks ole, see on siis võrdub see mingisugune A, siia pannakse miinus ka, ja siis pannakse delta X. Ja selle koha pealt sa vaatad õpilastele otsa, nad vaatavad sulle selgelt silmadega sinu poole ja ükski närv selle liigu ja siis sa teed järeldused, et kõik on hästi ja räägime hästi. Eks siis meil jätkuvalt ei ole seda kohta, kuhu külge haakida mingisugune diskussioon, et midagi, mis on see küsimus, mis käivitab selle tunni tegelikult. Kellegi on ettepanekud tundi käivitava küsimuse asjaks. Võib-olla kui sellest pöörde jõudus hakata rääkima, et äkki siis mitte alustada mingit pinda mööda vedamistega, vaid alustada näiteks kuskilt ennast alla hüppamisega. Kiireneb, aga mingil hetkel jääb langema ühtse kiirusega. Miks näiteks kui kõrgelt alla hüppida, see ei saa väga küsimused. Jah, et iseenesest ma nagu ütlen nagu selle oma järgneva kommentaari lõppu enne ära kui selle alguse, aga iseenesest see ütleme nii, et seda kukkumisel aeglustumist ja ka tegelikult siis nende atmosfääri sisenevate kosmoselaevade kuumenemist peaks seletama ikkagi selle rõhu kaudu. Ehk siis seda värki kirjeldada kui hõõrdejõud. Ja see põhjus, kust see põhjus nagu tuleb, et selle ma isegi nagu ei oska öelda ise. Ehk siis vedelikus on küll olemas selline omadus nagu viskoosus, ehk siis kui selles gaasides. Et kui sa võtad, sul on nagu kaks mingisugust, teeme siia väikse vahejoonise, et sul on siin nagu mingisugune lennuk. See on hea tehnika. Näeb nüüd rohkem lennukki välja, kui ma kirjutan siia lennuk peale, siis ta näeb rohkem lennukki moodi välja, eks ole. Ja siin on siis maa ja siis siin on alla, siis vahepeal on nagu mingisugune õhk, eks ole, ja siis eks ole, see õhk puudutab varsti seda lennuki külge siit. Ja siis justkui nagu selle õhukest ja peaks üksteise suhtes nagu siis katsima või tõmbama, et siis on nagu hõõrdejõud. Aga seda on vähe, et siis põhiline värk on selles, et kui sul õhk nagu tuleb siit peale, siis sa pead suunda muutma. Ehk siis, mis tähendab seda, et siia tekib sul suurem õhk ja see, mis sa nagu põhiline, mis sa teed, on see, et sa lükkad nagu asju laiali, et siis kukkumisega samamoodi ja tegelikult igasuguste asjadega, et sa muudad selle õhusuunda ja siia tekib kõrgem õhk, et need on need asjad, mis tegelikult üks ja sama asi, et suurem õhk ja õhusuuna muutumine on vist mõõtmise mõttes juba ei ole mõttes õhupöörde jõud arvutatakse ja mingeid teada lõppkiirus, et see oli ka seal mehaanika kursuses. Kui nad seda niimoodi tegid, siis mul on meile mingisugused küsimused. Ehk siis oli mingisugune see õhupöörde valem, kus see on võrkide kiirusega või kiiruse koguga ja siis tehti. See on õhutakistus, see ei ole õhutakistuse valemi saab tuletada. Veider on see, et ma täiesti juhuslikult, ma olen üsna koba igasugustest sellistest nagu tegemistest, sest ma pole
Ühesõnaga ma olen roostes, mis puudutab füüsikat ja siis aga üllatavalt kombel see Rayleigh pagana konstandi, ühesõnaga see võõrtöö valem tuleb välja sellest samast asjast, et kui sa ütled, et sul õhk liigub siia peale ja sa pead selle suunda muutma, siis tuleb selle pagana välja see valem, kus on veeruut sees ja kus tekivad need konstandid, et siis on see nähtus tegelikult, see ei ole võõrtöö. See ei ole siis analoogne. Ja see kommentaari nagu Taumi otsin, et see, et tegelikult see on täitsa hea taktika, lähed tundi ja räägid anekdoot, suvalise teema. Ja siis pärast ütled, et see ei ole üldse nagu see asi, et ma põhikooli füüsikas gümnaasiumis ka räägitakse kogu aeg õhutakistuse jõust. Õhutakistus on olemas, aga see ei ole õhutakistus, lihtsalt see on teema. Et loomulikult on õhutakistus olemas. Ja siis eks siis ma seda ei võtaks selleks käivitavaks küsimuseks, mis meil selle mehaanik või selle tunni elavaks muudab. Ise lihtsalt alati enda jaoks midagi võrdsustada. Ma kindlasti tean oma elus, et kus ka mina olen siin teinud, lihtsalt ma nagu olen üritanud askendada kogu aeg selle piiri peal, et nagu ütleme nii, et füüsikaharidusega inimene, kes läheb ja pratsib aeg-ajalt neid teemasid, millest oleks vaja rohkem aru saada. Ja siis see lennukivärk ja need asjad, et ma seda nii palju pole pratsinud, et ma nii palju tean, ehk siis et ma tean, mis ta justkui ei ole. Ülikoolid käivad veel kelgutamas. Kelgutamine on huvitav asi, kas seda sporti veel Eestis kuskil mingi väljakas teadagi, et Eesti viimane suusataja. Okei, kelgutamine koolis on meil teema, kas on? Et siis teil on midagi sama head kui üks tule aparaat. Ma ise olen aeg-ajalt, kui ma käisin selle võõrtööjõuga mööda koole, siis parim asi, mis ma suutsin leida, on küsinud, et teil on vaja nihutada kapp nagu ühest kohast teisele. Ja nüüd see kapp on ristpiliku kujuline. Ja nüüd, eks ole, te tahate saada võimalikult lihtsalt või te peaaegu üldse ei jõua seda lükata. Ehk siis kumbalt ma otsin tahvlilappi. Ma vist ei ole meil kustutanud midagi. Et sul on selline kapp. Ja siis sul on kaks varianti, et sa tahvli kasutamise et sul on see kapp ja sul on siis nagu kaks varianti. See on ikkagi sama kapp. Et kas sa sikutad seda niipidi või sikutad seda niipidi. Et kummale paneksite panuse teie? Ma paneks ja ma võin siia jala. Okei, juba tuli probleem see vastus ära, et siis see on jälle kapp. Ehk siis siin on kaks sõõrdjõudu. Me võime nagu olla need matemaatikad ka ja siis kirjutame, et on üks sõõrdjõud ja teine sõõrdjõud. Et kumb on
siis suurem, ehk siis kui sa oled selle küsimuse juba niimoodi püsti pannud, siis sa võid ju selle küsimusega ära sõnastada viisil, mis on füüsikaline. Ehk siis, mis siis tähendab seda, et sa küsid, et kumb jõud on suurem, mis võiks tähendada seda, et siis kui jõud on väiksem, siis on kapi venitamine lihtsam. Kas me saame teha sellest eksperimendi ja show ja väljanäituse sellest küsimusest? Et siis kõik vaatavad enda ümber ja näevad mitut kappi. Ja siis võib siia pidada selle monoloogi, et kui füüsikud teevad otsivad füüsika seaduseid, füüsik tahab teada, kas parem on see variant või see variant, siis ta mitte ei lähe seda kappi kahtepidi nagu vedama, vaid ta proovib aru saada, et missugune füüsikaseadus seda nähtust kirjeldab. Ta jõuab arusaamisele, et tegemist on hõõrjõuga ja siis tuleks küsida, et millest see hõõrjõud sõidukohast sõidub. Ja nüüd unustades hetkeks nagu lõppvastus ära, võib siis panna püsti küsimus, et no millest siis sõltub hõõrjõud. Ja kui keegi miskit ei ütle, siis võib küsida, et kas sul on kappi lihtsam lükata, mis on raskem või kergem. Ja kui siis keegi teab, et raskem, siis võib ju proovida sellele parameetrile ka nime külge panna, mis on siis arvatavasti mass. Millest veel hõõrjõud sõltub, küsin ma. Ja siis kui väga hästi läheb, siis õnnestub sellest värgist nagu siin välja üritada ka see, et siin on üks põhjapindal, siin on teine pindal, et siis me paneme siia nagu selle S-i. Ja siis, et millest veel, et siis äkki kellelgi tuleb meelde ka see, et see sõltub materjalist. Ehk siis, kui meil on kummist kapp või meil on puust kapp, siis kumbaga läheks meil paremini, küsid sa, ja siis nemad ütlevad sulle, et kummist kapiga, ei, natuke teistmoodi materjal. Ja selle koha pealt tuleb loomulikult panuseid panna. Siis väiksed kihvevad, kes saavad ühtemoodi, kes saavad teistmoodi. Et seda saab teha siis kas käe tõstmise või mingisugusel muul viisil. Ja siis eriti kasulik oleks pärast seda siis kaks leeri üksteise vastu häsendada, et sõbralikul viisil. Et miks peaks ühtemoodi olema või miks peaks teistmoodi olema. Nüüd küsimus, et kas kapp on nagu see kõige huvitavam asi maailmas, et ma tõesti tean, ma lihtsalt olen näinud, et seda tüüpi arutelu justkui toimib. Et nad saavad aru, mis on probleem ja nad on valmis selle probleemiga natukene tegelema. Ja kui, mis siis ongi ju selle tunni eesmärk ja kui me lõpuks siis saame aru, millest see hõõrjõud sõltub, siis äkki me oleme aru saanud, mis asi hõõrjõud üldse on. Ja me oleme ka siis, kui me neid asju läbi teeme, me oleme siis justkui ka ju ütleme nii, et teinud katset, et see, mis me siin ju aretama hakkama, on see suurepärane ja suurepärane loodusteaduslik meetod, et siis sul on olukord, sul on probleem, sul on püsti hüpotees ja nüüd sa peaksid seda katseliselt kontrollima hakkama. Ja kui sa siis katse ära teed, see on sinu hüpoteesi kontrollimine ja niimoodi käitumine on väga kiiduväärne suvalistes olukordades, kui sul on küsimus. Ehk siis mingisugune mudel selle kohta, kuidas saada ümbritsevast aru loodusteadusliku meetodiga. Ja nüüd siis, mis edasi? Kuidas me seda katset teeme? Et
ma tulen kohe tagasi. Et kõik te olete kusagil kohanud sellist klotsi. See on seesama kurikuulus klots, mida härra Andres, keda ma ilmselt viitasin, oli sunnitud kinnis lohistama mööda lauda. Sügavalt nõukaaegne pärand, aga see on nagu nii toredalt nagu sügavamõtteline ja hästi läbimõeldud. Ehk siis, eks ole, siin on augud, siia saab panna raskuseid ja nüüd, eks ole, siin on 2 külge. Sa saad seda klotsi, nüüd mul on see küsimus, et kuidas teha ennast nähtavaks. Ma saan, kui ma siia panen, siis nad ei näe, et ma pean tekkima endale platvormi. Liiga palju, jah? Kes näeb lahendust? Kui sinna kohvitassi juurde panna see asi, siis on päris hästi näha. Kus kohas? Siin? Jah, nii on hästi, jah. Siis, nii. Siin. Kas te näete? Et kui sa paned selle klotsi niipidi maha või niipidi maha, siis mass jääb samaks, pindala muutub. Ja nüüd, kui sa paned siia aukudesse, siis need raskused, siis eks ole mõlemat pidi. Saad siia panna mingisugused raskused ja ei muuta siis selle massi, selle klotsi massi. Ja nüüd põhimõtteliselt, kui sa võtad mingisuguse paberi või sa võtad mingisuguse liivapaberi ja paned selle laua peale, siis sa saad ka muuta seda materjali või seda kokkupuute pinna nagu omadust või struktuuri. Ja siis sa saad neid katseid teha. Et selles mõttes on see väga tore tükk puud ja sellega on mõtet katset teha küll. Just siis see, et meil võiks ju siis teoorias olla olemas ka see variant, et me leiame siis üles ka selle asja, mida me seisuhõõrdi jooks nimetame. Nüüd see katse äkki siis on läbimängimist väärt. Et kuna me oleme siin hübriidis niikuinii, siis teeks nii, et me teeme seda värki demona ja te proovite kaasa mõelda. Et teil kindlasti on kõigil võimalus neid asju siin ühel või teisel ajahetkel ise proovida, et oma käele ka nagu see tunnetus kätte saada, et kui suured jõud ja mis siin üleüldse nagu toimub. Ja nüüd eks siis, kui me suudame selle läbi mängida, siis oleme juba hullult tublid tunnis. Ja see iseenesest võiks tegelikult tund ära nakkuda, et pärast saate selle üle ise otsustada. Ja selle lihtsalt nüüd siit selle koha pealt on veel mitu sammu minna, eks me jõuame mõõtevahendite juurde.
ehk siis kuidas seda jõudu õigupoolest mõõta. Et noh, asi oleks, ütleme nii, et millega me töötame. Et lihtsamad ja keerulisemad asjad. Et kui jutt käib nagu seisujuurdejõust, siis ei ole varianti, et meil peab olema mingisugune see andmekoguja. Sest seisujuurdejõud on, noh, see on väike efekt ja siis see kuri asi inertsus. Et tegelikult kui järele mõelda, siis see inertsus on siin nagu igal pool risti alus, et ta ei lase nagu rahulikult katset teha. Et noh, sest põhimõtteliselt ka sellel dünameetril mingisugune lõplik mass, see mass võib väga väike, suur olla, see värk siin, noh, ta on suht kerge, eks ole, aga ikkagi, et siin, noh, okei, siin on tõesti probleem, see ei ole nagu see teema, aga noh, sa ei loe seda sealt välja, et ütleme nii, et see on liiga kiire ja liiga ebatäpne. Ja noh, samas neid õpilasele neid andmekoguja asju meie tüüpiliselt kätte anda ei saa, et siis me jõuame jälle selle teema juurde, et arvatavasti on hea võtta kooli juhtkonnalt, ma ei tea, välja peksta see õpetaja komplekt, millega ta saab millega tal on võimalus mingisugused teemad läbi mängida, aga sellisel kujul, et seal tõesti on juba midagi uurida. Et selle klotsi vedamise asja tehakse tavaliselt dünameetriga ja see katse tuleb välja ka. Lihtsalt kui sa tahad rohkem, kui sa tahad nagu mitte pöörata nii palju tähelepanu sellele, et sa õpilased saavad selle käelise kogemuse, et nad ise vinnitavad seda klotsi, vaid ka see, et sa saad näidata, et mis seal päriselt toimub, et kui on selline klass, et kes on rohkem huvitatud, siis sul oleks võimalus näidata, et kus see nagu päriselt on või kui sa lähed päris muuturistele, kus muud välja näeb. Ja siis tulevad mängu need andmekogujad. Nüüd ma proovin siis ära teha selle, et ma saan selle andmekoguja pildi ekraani peale. Et te võtke 2 minutit aega ja proovige endale nagu, proovige enda jaoks läbi mängida, et kuidas te selle koha pealt edasi läheksite. Et kui teil on see katsevahend olemas, te saate seda jõudu mõõta, et mis on need järgmised sammud, et kuidas seda demo üles ehitada. Et ma andsin teile lihtsalt selleks kätte, et siis ma selle all, kui ma selle värgi käima panen ja siis ma pean teisest toast need raskused ka tooma. Eks siis mõelge korra läbi, et mismoodi seda katset üles ehitaksite, ma siis enda kui õpilase jaoks. Te võite rääkida ka, kes rääkida tahab. Et teie Zoomist te nüüd näete dünameetri pilte, eks ole? Ja, on olemas. Okay. Just.
Siis mis te arvate, millega on seda katset paremini teha, kas nööriga või kummiga? Ma hakkan seda asja venitama nööriga või siis ma hakkan seda asja venitama kummiga. Ehk siis mul on, eks ole, dünamomeeter ja klõts. Ma peaks midagi vahele panema. Kuidas? Jaa, et ta nööris on kaelastusjõud, lihtsalt ta läheb, eks ole, kiiremini küllastusse, et me suudame seda vähem välja venitada. Et kas teil tuleb veel mõni põhjendus pähe, miks peaks valima ühe või teise? Toimuda mingid väiksed kokkutõmbamised ja venimised, mis sa seda jõudu. Okei, sest hulkumine on, ma lähen liiga süvitsa tegelikult otsin selle. Ma olen ise veel koos. Ja siis tuleb tähtis hetk, kui sa hakkad tegema katset. Nüüd mul on hakanud tunduma see, et tegelikult on hullult kasulik, kui sa näitad asju mingi ajani päris usinasti ette. Ehk siis enne, kui sa lased õpilased ise katseid tegema, sa võiksid neile vähemalt olla mingil kujul eeskujuks. Et kas siis selle katsega või siis mingisuguste muude katsetega või jõumõõtmisest üleüldse. Et see, kuidas sa siis võtad selle niimoodi hellalt kätte ja paned siia ja siis mitu korda sätid ja siis sikutad, niimoodi seda sa teed, kui sa nagu näitad iseenda hoolikust üles selles, kuidas oma katset panna, sa teed oma laua puhtaks. Ja siis muud sellised värgid, et siis mul on lihtsalt hüpotees, et ma ei saa seda kuidagi mul ei ole seda kuidagi võimalik olnud proovida, et siis äkki mingi osa sellest hoolikusest kandub üle siis õpilastele. Alati võib loota, et kui seda mitte teha, siis võib-olla nii ja võib olla teistpidi. Lihtsalt nüüd tegelikult selle katse juures on ka päris sellised mitu aspekti kohe kargavad silma, mis tegelikult ongi oluliselt tähele panna, mis te katset teha ja mis on need segavad faktorid kõik võimalikud. Et mida saab teha valesti? Ehk siis, kui siin on sinu krats, siin on sinu jõud ja siin on nagu vastasjõud. Kui sa võtad ja sikutad seda kratsi niimoodi, siis kui me asume need jõudused liitma, siis eks ole, sa tekitad selle ülesepidise komponendi. Need on jälle need teemad, mida sa õpilasele tegelikult tavaliselt ei seleta. Siis sul tekib see komponent, mis vähendab seda jõudu raskust, mis siis vähendab seda efektiivselt, seda raskusjõudu, mis neid kahte pinda üksteise vastu surub ja vähendab siis ka hõõrdejõudu. Ja kui sa teed kaks katset, ühel korral sa sikutad niimoodi, teisel korral sa sikutad kuskilise vahe peale, siis sul võib tekkida ükskõik mis. Ehk siis kuidagi peab inimestele kohale viima, et ära nii tee. Et tõmba mööda lauda.
siis veel mingisugused asjad, et noh, tegelikult seda vist väga ei tehta, et sa hakkad mööda kuidagi kõverat joont vedama, aga see, et sa pead mööda sirgjoont vedama. Ja siis nüüd tuleb siin jätkuse teema. Ehk siis see, et sa võõrdejõu mõõtmiseks sa pead saavutama vedama seda klotsi kiirusega, muidu see keha inertsusest. Ehk siis tuleb siia jõule see lisakomponent, ehk siis sul see dünameeter siin mõõdab ära ka selle jõu. Okei, dünameetrit mul ei olegi veel pildi peal, et joonistusest dünameetri ka. Et me otsustasime, et meil on nöör ja nüüd, eks ole, siin on siis, see on nöör ja see on dünameeter. Me saame kätte jõu. Ja siis, eks ole, siit tuleb mingisugune teine jõud, need on siis, ehk siis need kaks jõuda neile võrdselt, ehk siis need jõudude paarid on meil igal pool tegelikult. Ehk siis, mul tegelikult on kuskil on olemas Mart Puudma õpik, mis ta on kirjutanud ja mida kunagi ta ei ole trükki lasknud, selle toorik on tegelikult ka selles e-õpikus olemas, aga ta on, ütleme niimoodi, et päris toores, et ma Mart Puudmaga midagi rääkisin ja ta lubas selle füüsikaseltsile ka, et kui ma viitsin sellega värgiga piisavalt tegeleda. Lihtsalt seda alternatiivset käsitlust ka lugeda sealt, et see võib olla isegi hea mõte. Need jõud peavad paaridest, paarid on alati võrdsed. Ja selle taust on see, et meil kõik asjad liiguvad ühtlaselt sirgjooneliselt, kui nad seda ei tee, siis me oleme oma mänguväljalt väljas. Ehk siis, kui sa siin midagi kõigutad, siis sa saad sealt tulemuse, mis ei ole päris see. Ja nüüd need asjaolud juurde panna, siis kui neid asjaolusid arvestades, siis me võiksime saada mingit sorti püstise tulemuse. Nüüd edasi on veel see, et meil on vaja hakata siis protokolle tegema. Võiks siis, kuidas oma mõtet mõistlikult organiseerida, ehk siis kuidas teha nii, et su tulemus oleks siis endale ja õpetajale pärast aru saada, mis on raketiteadus täiega. Siin ülikoolis ka, et me kui me läheme midagi uurima või otsima, siis seda kogemust arusaadavalt kirja panna, et see on keeruline. Ja ilmselgelt siin seal põhikoolis see ei tulegi. Aga jällegi, et esimene etapp on arvatavasti see, et sa näitad ise ette, kuidas teha. Kujuta lihtsalt ette. Ja nüüd lihtsalt ma näitan teile, mis hakkab tulema, kui neid asju muuta. Et me saame oma selle sensori ära nullida, et meil on ta enamuses alguses näitame midagi. Et kui ma seda nüüd siis vean, siis ta näitab meile mingisugused sellised suuruseid. Ehk siis ta on suhteliselt konstantne. Kui ma panen ta mõõtma, siis ma saan mingisuguse sellise asja. See oli liiga pikk mõõtmine. Vaatame, mis meil siit tuleb. Et meile aitab lühemast ajast. Et kui ma lähen siia ja panen siia ja 50 lugemit sekundis, meile aitab vabalt 5 sekundist. Tõesti jooksis Vernier kinni. Ta mõtles äkki, ma loodan. Ta mõtles. Okay. Ja siis paned mõõtmise käima ja siis teed selle liigutuse ära. Meil on graafik. Ja nüüd
et noh, iseenesest see on mõned nagu õpetlik, et kui sa hakkad päris katset tegema, siis mis sealt nagu tegelikult välja tuleb. Ja teisest küljest on ta ka pisut hirmutav, sest me ju ometi sikutasime seda asja ühtlaselt silbijooneliselt. Et paneme selle tallele ja proovime siis muuta seda massi. Paneme jälle mõõtmise käima. Siis paneme jälle tallele. Paneme mõõtmise käima. Paneme tallele. Paneme viimase ka peale. Ehk siis kui asja teha andmekogujaga, siis saadakse sellised pildid. Ja nüüd neist piltidest on, eks ole, et me saame ära mõõta siin ka need massid nendel tükkidel, mida me äkki ei hakka praegu tegema, aga me saaksime siin minna lõpuni välja ja mõõta ära ka massid ja vaadata, kas seaduspärasus, mis meil siin alguses olemas oli, see kehtib. Aga noh, põnev on vaadata tegelikult neid kujusid nagu eelkõige, et see, et ta niimoodi sakiline on. Ehk siis on põhimõtteliselt see ütleb meile, et see klots tegelikult nagu käib sakki mööda, mingisugused tükki just nagu hüpleb. Et see dünameeter lihtsalt et näidata, et see dünameeter on võimeline asju ka mõõtma ühtlaselt. See ei ole mingisugune dünameetri trikk. Siis ma võtan siit tükki kummi. Ja teen lihtsalt nagu mingisuguse sükse katse siia juurde. Et lihtsalt nagu sikutad, siis lased järele. Ehk siis dünameeter oskab sirget muuta küll. Ja see, eks siis see asi, mis me näeme seal nende erinevate graafikutega, et see on päris asi. Ja siis ütleme niimoodi, et see klots hüppab selle pinna peal, pinna on kare. Ja see õõrdejõud ei mõju niimoodi ühtlaselt. Mis siin teha annab, on, eks ole, sa mõõdad lihtsalt ära need kestused. Ja see, kui sa võtad selle tavalise vedru dünameetri, siis sa näedki neid keskused väärtused tegelikult. Ja need keskused väärtused on üsna hästi. Selle nüüd ma võtan siit mingisuguse konkreetse sest tegelikult on siin, kui seda graafikut vaadata, siit ta on näha mingisugune väike nagu keskmise tõukumine. Et see keskmise tõukumine on see, mis ma tegin oma käega. Ja siis kuskil on siin see piik. Ja nüüd on siis küsimus, et kas see ongi see võõrdejõud. Et sellega ma tegelen pärast. Lihtsalt kui nüüd võtta, et see eksperiment, mis ma praegu tegin, et see on tegelikult asi, mille peale õpilased võiksid täitsa ise tulla, kui sa annad neile katsekomplekti kätte, et lihtsalt küsid nende käest, et saa siis nüüd aru, kas see võõrdejõud sõltub sellest massist või mitte. Nad teavad seda ju ise ka ja siis nad lihtsalt leiavad selle katsest ja ütlevad sulle, et tõepoolest, kui meil on kasutada ainult dünameetrit, siis nendega võiks ka seda välja tulla. Et tüüpiliselt seda ei tehaksegi dünameetritega. Ja nüüd selles mõttes sellega on siis kõik hästi. Et ma selle viimase kohta ehk siis selle materjali kohta, et kunagi on õpikodades tehtud ka seda materjali värki, et siis kastis on need
need riivapaberid alles, aga noh, kui enda tunnetus on, et seda läheb kõike lihtsalt liiga paljuks, seda klotsi venitamist. Et nüüd on siis pindala küsimus. Et meil on siis niipidi ja niipidi, eks ole. Ja seda annab ka mõõta, et see pindala ei ole 2 korda erinev, aga noh, ta on ikka väga palju erinev, et see külg ja see külg. Ja siis noh, me saame massi hoida konstantsena ja siis teha selle katse. Võtame ja kustutame kõik ära. Uus, ära salvesta. Hämmastab, lihtsalt hämmastab. 10 sekundit on liiga palju. Siuke tunne oleks, nagu ta oleks täiesti umbes omadega. Et ma lihtsalt ei saa aru. Aga iseenesest on selle jälle kõik, see, mida ma praegult näen, see on tõesti nagu esimest korda elus. Ma näen mingisugust sihukest värki, et ma ei tea, mis ta on pähe. Ma ei lähe teise ära. See peab olema võimalik kuidagi välja minna siit. Et okay. Nii. Et 5 sekundit, et teeme oma esimese mõõtmise ära. Teeme uuesti. Vabandust. Et see, et sul nagu nende masinatega tekiks siuksed võrreldavad tulemused, et seda on nagu kui see olemas on, siis see on väga vahva. Et see on minu üks mõõtmine. Ma arvan, et ma proovin seda ükskord veel teha. Vaatame, kas mul nagu tulemused on sarnased, kui ma neid võrdlen. Noh, siis nad on sellised. Eks te näete, et nad, siin on mingisugune erinevus selles kohas, et üks on suurem, teine on väiksem, et kui ma teen veel ühe, siis ma saan seda pilti veel näha, et kus need värgid on. Nad lähevad kõik nagu sellesse kohta, et mis nagu katse on korratav sellisel määral. Kui ma keeran teise külje peale ja proovin seda uuesti, siis me saame sellise tulemuse. Ja nüüd, mis ma oskan sellest järeldada? Mis on järeldada sellest katsest? Paistab, et ei ole statistilist erinevust. Või veel üks kord. Et paneme käima ja siis paneme jooksma. Just mulle tundub, et see niit enam ei ole päris horisontaalne. Et õnneks see mõjutab vähe, ütleme, see on hea kommentaar, aga siis tuleks keerata see ka nii, eks ole. See on võimalus. Proovin veel üks kord. Nüüd, kui me tuletame meelde seda valemit, mis meil juba siin tahvlil oli, siis see oligi tegelikult selline. Seal ei ole pindala. Ja pindala ei ole seal põhjusega, sest ei sõltu pindalast. Ma intuitiivselt mõtlesin, et see peab sõltuma kokku pindalast, aga sama valemi on see, et ta ei sõltu. Kuidas nii on, kui see hõõrdejõud tekib põhimõtteliselt nende pindade vahelises vastastikmõjus.
see on nii, et kui seda vastastikku mõju pinda rohkem, et see vastastikku mõju ise ei suurene. ei no sul, eks siis raskusjõud on konstant, eks ole. Ja samas nagu see raskusjõud jaotub selle pinna peale. Eks ole, et sul kui sa, järgmine kord me räägime sulle rõhust, et kui sul see raskusjõud koondub kõik nagu ühe laua jala otsa, siis see jõud, millega iga lauaajale punkt põrandat mõjutab, on suur. Kui sa jagad selle suure pinna peale, siis iga punkt on nagu väike, et siis lihtsalt need kaks efekti töötavad üksteise vastu. Et sealt nagu tuleb. Ja üldiselt on see nagu empiiriline seadus. Empiiriline siis selles mõttes, et katsest tuleb nii välja. Ja nüüd ma pean teile tunnistama, et ma ei tea, kus on see teooria, mis seda mingisugustest muudest kaalutlustest tuletab teoreetiliselt. Need on need asjad, mida füüsikud ikka armastavad, et sa võtad ette mille siis Maxwelli seadused ja siis tuletad selle valemi. Sest põhimõtteliselt see, mis seda takistab, on ikka seesama elektrijõud. Aga me nii kaugelt ringe vist põhikoolis vähemalt ei tee. Ja siis me justkui oleme jõudnud tulemuseni, mis Magnusele tuli väikse üllatusena, mis on positiivne. Ja nüüd nagu selle, eks ole, me saame siis teha oma sellest kihlpeast kokkuvõtted, et kes siis võitis ja siis lõppkokkuvõttes, alati on, eks ole, avad, et kui sa sellega lähed piiri peale, siis mingil hetkel sa lõhud oma põranda ära. Et siis, kui sa teed oma jalad järjest väiksemaks ja kitsamaks, siis põhimõtteliselt töötab kui jalg. See töötab nagu teoreetiliselt nii kaua, kui need pinnad vastu peavad. Kui põrandasse tuleb vagu sisse, siis see on juba teine maailm. Ja siis see kommentaar ka, et see katse tuli mul täna väga hästi välja, et mõnikord ta nii hästi välja tuleb. Et selles mõttes, et need pinnad peavad olema siis ühesugused, aga siin nad ei pruugi olla. Ja lauapind ja muud sellised asjad, et ta ei pruugi nagu olla nii hästi välja tulla alati. Et nüüd jääb veel see seisujuurde jõu teema. Et kas me saame vaadata seisujuurde jõudu? Sest kui, kus ta nagu olema peaks see seisujuurde jõud? See on, kas ta nüüd teeb jälle niimoodi, et ta ei, me oleme siin olnud juba palju kordi. Kui ma nüüd 5 vajutan, siis ta hangub ära jälle või näitab võtta oma elule jälle. Et kui me tahame seisujuurde jõudu mõõta, siis ma nüüd kustutasime graafikud ära või kui ta ellu ärkab uuesti, siis ma manan uuesti ühe esile. Et siis tegelikult see piik seal alguses on ju olemas alati olnud. Ja võib panna püsti hüpoteesi, et see ongi seisujuurde jõud. Et kui meil need graafikud siia jooksid, et niimoodi, eks ole, mingisugused asjad tekkisid. Et siis, kui see ongi see, et siis on ju kõik hästi. Nüüd lihtsalt, et kas see on? Ja kui sa seekord läheb veel sellise kohta välja, siis ma rohkem ei ütle sulle tavauus, vaid. Aga äkki on siis 10 sekundit ka hea. Vast pole 10 sekundit. Tulime ära. See oli vale, tahtsin seda. Ja siis see märgivahetus tekitab segadust. Siis muuda märgi. Nii.
paneme selle keskmise raskuse siia ja siis see tüüpiline graafik, mis meil tekib, on siis mingisuguse selline. Eks ole, siin alguses see piik. Ja nüüd, kas see on nagu õige asi, selles mõttes, et kuidas saada teada, et see on õige asi. Ehk siis lihtsalt, kui me nagu kui meil ju hõõrdejõudu üldse ei oleks, et missugust graafikut me siis näeksime. Et ei ole ei lihtsalt hõõrdejõudu ega ka seisuhõõrdejõudu, siis me näeksime sama katset teha missugust graafikut. Et siin on F, ja siin on, eks ole, aeg, ja siin on aeg, siis me näeksime sellist ja siis sellist graafikut. Ehk siis see piik oleks ikka olemas. Me tõmbame selle katsi liikuma. Ehk siis kuidas seda ära elimineerida siit, et see ei segaks meie katset. Ehk siis inertsus ei segaks meie katset. Et tuleb üritada ilmselt nagu hästi aeglaselt liikuma. Nii aeglaselt, kui me vähegi oskame. Ehk siis, kui me teeme seda hästi aeglaselt, mitte jõnksuga, üleüldse mitte jõnksuga, eks ole, et siis on lootust, et me saame mingi graafiku, mis on nagu päriselt õige. Nüüd ma arvan, et me teeme nüüd niimoodi, et ma võtan ja teen ühe selle tausta, ma kujutan ette, mismoodi ma teen seda seisuhõõrdejõu katset ja ma teen ühe oma selle tavalise graafikus ja nüüd uuesti peale. Ma ootan natukene. Okei, ma hakkan uuesti pihta. See on teadagi, mis mul on see nöördingur. Võllime jälle ära selle, ma olen selle nööriga natukene hooletu. Ja siis ma asendan natukene seista. Ja siis ma teen selle tavalise liigutuse. Et jah, see on huvitav. Ma teen seda veel. Et mida ma juba tegin võrreldes selle eelmisega on see, et ma juba sikutasin rahulikuna. Enne ma tegin neid värke niimoodi. Et eks ole see koht siin. Ja see läheb siis mingisuguse 0,6 newtoni peale. Ja nüüd selle ma salvestan ära. Mitte siit, vaid siit. Ja siis ma proovin seda asja siis teha niimoodi, nagu justkui on parem mõte. Et kui sa paned selle värgi tööle ja siis sa hakkad nagu hullult aeglaselt minema. Mis on meie katse tulemus? Kas me nägime seisuhõõrdejõudu? Proovin veel üks kord. Ma kustutan selle jalust ära ka, mis mul siin juba olemas on ja proovin veel kord hästi aeglaselt pihta hakata. Et sul ma panen oma selle värgi tööle ja siis ma nüüd ma ei tea, mis ma pean veel vaatama. See on see asi, mida ma tegelikult tahtsin teile anda endale proovida. Ehk siis, aga praegu ma ei saanud lihtsalt aru, mida ta liikuma, aga ütleme nii, et siin me tegelikult midagi näeme. Mis tähendab seda, et see ei ole seisuhõõrdejõud. Ja nüüd, eks ole, ma arvan, et see on selles mõttes hea koht, et inimestes seda korra seda läbi mängida, siis selle koha peal me saame uuesti rääkida inertsusest. Aga selleks, et neid asju näha, selleks peab olema siis vähe parem seade. Et sa saaksid neid graafikuid niimoodi joonistada
ja selliste graafikute lugemine koos õpilastega on loomulikult väga põnev. Nüüd, kuidas seisujuurde jõudu ikka näha? Sest see oli ometi olemuseks. Kas kellelgi on mingisugune ettepanek järgmiseks katseks? Raske mu teha, mul on lihtsam tähele panna, kui ta liikuma hakkab. Okei. Siis ütles õpilane saamist. Proovime ära, ütles õpetaja. Ja siis salvestame selle ära ja siis proovime seda värki käima panna siis uuesti ja hakata siit minema. Ta läks natukene üle, ma proovin nüüd kiiremini pihta hakata. Ütleme nii, et see on väga ebaveene, mida me näeme. Et mul on veel üks hüpotees, mida võiks äkki proovida, on see, kui me teeksime oma selle libisemise natukene siledamaks. Et siis, kui see müra seal peal ei ole suur, sest proovime näiteks sellist pinda. Proovime ka selle põhjasitte nakkama puhtaks. Ja siis paneme selle uuesti käima. Nüüd on see koht, kus tuleb jälle öelda, et õpetaja oleks pidanud enne tundi rohkem katsetama. Sest ma lihtsalt nendin, et see ei ole, siit ei tule ka midagi paremat. Eks siis selleks jällegi rääkida lihtsalt selle arendaja või nende katsete arendaja seisukohalt, siis siia tekib selles mõttes see lõts sisse, et mul ei õnnestunud praeguse niimoodi katsetades, mul ei õnnestunud seisujuurde jõudu tegelikult näidata. Ja nüüd miks see niimoodi on, siis selle üle peaks jõudlema, et arvatavasti tuleb katsetada erinevate materjalidega ja muud taolist, et erinevad nöörid ka tegelikult, et kus see et kuidas seda nagu efekti kätte saada. Sest see on ju tegelikult olemas, et midagi ma tegin praegu valesti. Aga mis see on? Sest see nöör tegelikult venib päris hästi. Et kas nööri venimine on hea asi? No jällegi, et kui ma nagu, mis on erinevus, siis tegelikult me võime ju siia siis grammi rastusjõudu ka rääkida juurde. Et oletame, et ma panen siia vahele kummipaela. Ma hakkan seda venitama, siis ma tõmban kummipaela pingule. Eks ole. Ja nüüd, kui ma seda teinud olen, eks siis nüüd, kui klõts hakkab liikuma, siis eks ole, siis mis nagu juhtub, on see, et see kummi elastsusjõud, ehk siis selle kummi sisse pandud energia, eks ole, meil esimene etapp oli siis klõts. Ja siis vahepeal on kummivael ja siis me venitame seda, no panen siis siia lihtsalt niimoodi praegu.
spaatselt õhku jätta tõusma. Nüüd ma veetan selle nööri välja pikaks, eks ole. Ja nüüd on see pikenemine. Ja nüüd on meil see tore valed siin olemas, et me võime siis öelda, et see on sinna, ehk siis see kuum ise mõjutab siis nüüd, ühesõnaga siia tekkis mingisugune jõud, see kumme lastusjõud, ehk siis see pikenemine, tegelikult see on kõik üks sama asi, et see siia meeldab, et lihtsalt see nüüd olemas. Ja nüüd, kui see värk hakkab nagu liikuma ja kui me ikkagi paneme püsti hüpoteesi, et see seisujõud on, siis tegelikult see üritab selle kokku sikutada uuesti. Ehk siis ta peaks nagu liikuma lähemale sellele käele. Ja siis sul, ehk siis selle värgi liikumisel siis on kaks jõudu, mis töötavad koos, ehk siis see lastusjõud ja siis see hõõpejõud. Ja siis on see veojõud veel ka, et siis 3 jõudu. Ja siis on see pilt läheb natuke nagu segasemaks. Oleme oma värgiga enam-vähem, ma proovin veel selle ära, et kui ma lihtsalt ei pane üldse nööri vahele. Ma just pole näinud midagi. Ma siin ka meenutada, kus mood see käis. Et paneme niimoodi. Üle. Ehk siis kui teie käest küsitakse, et kas te olete näinud, et keegi muudab ära seisujuurde jõu, siis te jätkuvalt ütlete, et ei. Ja ometi on see olemas, ma olen kõik seda katsetanud, et jah. Ma mõtlen selle kummipaelaga on see, et kui siis tõmmata, et see kummipael pikeneb, ilmselt näitab iga hetkel selle kummipaela lastusjõudu. Kui see lastusjõud ühel hetkel saab piisavalt suureks, et seisujuurde jõud päätada, et siis vahest tõmbab piisavalt kokku. Siis peaks graafikul olema nagu see selge tipppunkt ja siis jõu järsk langus. Et nüüd ma peaksin jälle justkui vajutab uus, eks ole. Ja siis mul on nüüd kummipael. Olen tööle. No nüüd me saime testmoodi graafiku. Et mis me sellest arvame? Et siis ma nüüd lihtsalt nagu, see on juba, need on kõik juba need asjad, mis ehk siis, mis me selle kommentaariks ütleme, et elu on alati keerulisem kui füüsikaõpik. Et mine seda lapsele seletama. Ja sestap, aga noh, siin seda, kui vaadata lihtsalt klatsi, siis see nõks on siin olemas. Kui ta liikuma hakkab, siis ta iseenesest kaudne tõestus, et seisujuurde on olemas, on juba see, et pärast seda, tegelikult see on kaudne tõestus. Et kui sa siit seda jõudu tasapisi suurendad, seda jõudu, siis selle hetke peal, kui ta saab liikuda, siis ta ei jää nagu selle sama jõuga minema lihtsalt otse edasi, vaid siis see jõud suudab teda panna kiiretusega liikuma, et siis ja ehk siis aga jällegi, et see ei ole nii ilmselge. Nüüd need olid siis nagu need asjad, et selle
Tegelikult meil oli see lastusjõud ka, aga me ajame siis teeme nii, et see jõud on niikuinii läbi teema kogu selles värgis. Et kui me oma dünameetriga mängime, et siis me mängime seda mõni teine kord. Kui ma õigesti mäletan, siis järgmine kord peaks sobisema üleslikke jõust ja muust sellist värkida, siis annab meile ka võimaluse võtta välja mõni lihtsam inimese see samu dünameetri. Aga noh, et läheme siis nagu tasapisi edasi, et jätkuvalt on nii, et ma ju siin tegelen suurelt ja nagu kommenteerimisega, et te peaksite ennast enne siia tulekut nii palju ette valmistama, et te vaatate läbi selle materjali, mis on teil lõpuks antud, et kaasa arvatud need ülesanded, mis seal on. Et teil pähe tekiks endal mingisugune vähemalt alusseis, mille peale siis seda neid kommentaare ehitada. Ja sestap me järgmine kord jätkame seda sama asja, ehk siis uut teemat taustal. Ja kas teil on veel küsimusi ja kommentaare? Internet. Kui mitu protsenti minu tänasest ettekandest ka teieni jõudis? Kas te katseid nägite? Osasid oli näha, aga vahepeal natuke ikka see kaamera liikus nagu ülespoole. Aga nagu suures plaanis ikka sai päris hästi kaasas oldud. Okei. Ja kui saalist räägiti, kas te kuulsite, mida räägiti? Nagu hakkis. Pigem hakkis saalist. Okei. Aga siis ma panen igal juhul selle salvestamise kinni, mis siin oli ja võib-olla on isegi jätame selle seis.